Projekti raames paigaldasime Tõrva Helmeritsu kergliikluste äärde infotahvlid, kuhu peale on ilmastikukindlast materjalist kinnitatud plaadid, millelt saab lugeda meie piirkonna legende. Kuna oleme osa Mulgimaast, siis oli meie jaoks äärmiselt oluline, et infotahvlitel oleks kujunduses kasutatud ka Mulgimaale omast mustrit. Nii saidki infotahvlid kaunistatud Mulgi kaaruspaela mustriga. Legendide järjestus tahvlitel on lihtne ja loogiline. Tõrva poolt alustasime Tõrvaga seotud legendidega, sealt Helme suunas on Helmega seotud legendid ja siis Ritsuga seotud lood. Projekti idee tuli noortelt endilt. Nad tõid välja, et koolis natuke räägitakse meie piirkonna legendidest ja lugudest, aga need kippuvad meelest ära minema. Noored uskusid, et kui sellised infotahvlid oleksid kergliikluste ääres, siis nad loeksid neid. Lisaks jõuaksid meie piirkonna legendid rohkemate inimesteni ning kindlasti soodustab see aktiivset liikumist. Projektist võttis osa 10–15 noort, eks see sõltus sellest, kuidas kellelgi aega oli. Ritsu raamatukogu ülesandeks jäi koos noortega välja valida legendid, mis lähevad tahvlitele ning koos mõtlesime läbi ka kujunduse. Tõrva avatud noortekeskus aitas infotahvlid paika panna ning nende ülesandeks jääb edaspidi kontrollimas käia, kas tahvlitega on kõik hästi. Tahvlite kergliikluste äärde paigaldamiseks pidime loa taotlema Tõrva vallavalitsuselt. Tagasiside on infotahvlite osas olnud äärmiselt positiivne, juba on uuritud, et kas meil on neid plaanis veel juurde teha. Tunneme, et projekt täitis igati oma eesmärgi. Noored tunnevad, et nad on kaasatud ja et nende ideid toetatakse, nad näevad ühisprojektide võimalusi ja saavad aru, et see on hea võimalus maapiirkonnas midagi ellu viia. Kindlasti paranes koostöö raamatukogu ja noortekeskuse vahel ning raamatukogu on noorte silmis popim koht. Aitäh kuulamast!